alus on hästi lihtne, sa pead armastama muusikat. Kui sa armastad muusikat, siis sa tahad koos muusikaga hästi palju olla ja tahad seda muusikat oma elu sisse põimida. Nii et tegelikult, kui see ei oleks fotograafia, võib-olla see oleks midagi muud. Võib-olla me oleksime kõik kuidagimoodi vabatahtlikud, kuskil ukse peal reviksime pileteid, teeksime mida iganes selleks, et olla koos muusikaga. Nii et armastus, väga lihtne. Ma läksingi muusikast üle fotograafiasse ja pärast seda tundus hästi loogiline loomulikult ju jätkata kuidagimoodi fotograafias ka oma muusikaarmastusega. Nii et kõigepealt, kui ma fotograafiaga alustasin, ma pildistasin oma sõpru, oma õpetajaid, oma teekaaslasi, kes olid niikuinii muusikud, siis ma võtsin sinna kõrvale võimalikult palju kõikvõimalikku muud fotograafilist tegevust ja tööd, et ära elada. Ja siis sai üks teatud selline nagu tsükkel või ring sai 10 aastaga täis, kus ma avastasin, et mul on võimalik siiski ka muusikafotograafiaga täiesti professionaalselt leiba teenida. Nii et ega see ei olnud mingit sellist heureka momenti ei olnud, pigem oli see teekond ja selline ühel hetkel see julgus proovida seda teha ka väljapool Eestit. Nii naljakas, kui see ka ei ole, aga klassikalise muusika fotograafia kontserdi poole pealt on täiesti teistsugune, kui on džässi või popi pildistamine. Et kui popi ja džässi puhul sa nagu tajud seda võimsat nii-öelda energia laengut, mis tegelikult su kaamera poole tuleb, siis klassikalises muusikas hakkab pihta sellest, et dirigent on publiku poole seljaga. Et sellist nagu energeetilist powerit tegelikult sinna saali ei tule, mis oleks võrreldav visuaalselt näiteks džässiga. Ei ole ka tihtipeale seda valguse möllu, ei ole ka nii-öelda seda visuaalset tulevärki, nagu on džässis, nii et klassikaline muusika on hästi teistmoodi. Aga džässis loomulikult see live on asendamatu. Ehk siis nagu ükspuha, kui palju sa teed portreesid, ükspuha, kui palju sa pildistad, ma ei tea, proove või kaadritaguseid pilte, siis tegelikult see energia, mis plahvatab selle laiviga, see on niivõrd eriline ja kaamera lihtsalt minu jaoks aitab seda energiat tegelikult kanaliseerida minu enda sisse, et mulle meeldib kogeda seda kontserti kaamera abil. Et see nii naljakas, kui see ka ei ole, vahest inimesed ütlevad, et umbes, et miks sa pead selle kaameraga siin olema või siis ma ütlen vastu, et mul on väga hea meel, et ma saan siin kaameraga olla. Nii et ühesõnaga, see on üks selline äge ja eriline energiavahetus. Kindlasti ei saa päris nagu ühe mütsi alla panna inimesi, kes lihtsalt teevad midagi, mis mahub kategooriasse muusika on. Ja muusika on juba olemuselt nii lai, et siia alla mahub rockstar, siia mahub ooperilaulja, siia mahub helilooja, kes on veel täiesti teistmoodi isiksus, tihtipeale väga introvertne, väga vähe nagu visuaalselt väljapoole avanev isiksus. Et selles mõttes on see ikkagi nii tohutult lai valdkond, et siia alla mahuvad kõik võimalikud erinevad isiksuse tüübid. Kui nüüd midagi jällegi nagu otsida seda ühisosa, siis see kindlasti on ikkagi see tohutu tung, vajadus, armastus ja muusika kui nagu millegi vältimatu, millegi eemaldamatu vajadus. Nii et see on nagu üks asi ja tegelikult ma lähenen muusikutele alati läbi muusika, et see on ikkagi nagu see, mis paneb neid tundma ennast turvaliselt ja on neile nagu teatud turvatsoon. Erilised on hetked, mälestused ja kogemused, mis mingist kohast jäävad ja see muudab ja jätab selle pildi nagu alati kuhugile, söövitab selle hästi tugevalt mulle endale mällu, aga ma ei ole tegelikult adekvaatne hindama, kas see pilt päriselt on siis nii hea ja mõnikord, kui testida seda sama pilti siis publiku peal või laiema mingi audientsi peal, siis võib-olla see pilt ei tekitagi selliseid mingid niivõrd suuri emotsioone, sest et ma olen ise selle olukorraga lihtsalt nii isiklikult seotud, eks ju. Ja samas tuleb mingi teine olukord, kus on mingisugune selline minu jaoks võib-olla pisut triviaalne pilt, eks ole, kus on mingisugune emotsiooni plahvatus, mis oli lihtsalt üks väga-väga lühike ajahetk, mis mul õnnestus kinni püüda, aga samas inimesed nii-öelda reageerivad selle hästi tugevalt ja on kuidagi nagu hästi vaimustunud ja saavad selle mingi energia ja loo sealt kätte, eks ju. Nii et seda on tegelikult päris raske ette prognoosida, et millised on need pildid, mis mulle endale korda lähevad ja millised on need pildid, mida publik siis nii-öelda kõige laiemalt, kõige kõrgemalt hindab. Kindlasti isiksused on need asjad, mis toimivad universaalselt. Ehk siis suured isiksused, kes meid kõiki on mõjutanud, meid kõiki inspireerinud, tegelikult nende puhul see foto on justkui ainult mingisugune päästik või nagu lüli
mis avab meie enda peas seosed selle isiksusega, eks ju. Nii et noh, kui ma siin mõned nimed nimetaksin, siis mul on hästi hea meel, et tänu Anne Ermile ma portreteerisin Valter Ojakääru ennem, kui ta siit ilmast pärast väga pikka ilusat elu lahkus, sest et mul oli selline tunne, et Valter Ojakäär ongi natuke nagu igavene, et ta on justkui nagu alati olnud ja ta justkui alati ka jääb. Aga tegelikult siin tulevad jällegi fotograafia maagilised nii-öelda võimed mängu, et fotograafia väga tihti aitab neid inimesi igavestena püsida. Et loomulikult nende päris sisu ei ole ju nende pildis, nende päris sisu on kõiges selles, mida nad on kirjutanud, öelnud, teinud, mõelnud, aga pilt on see päästik, mis aitab kõigil meil peas selle seose taas tekitada. Ja loomulikult ma võin lõputult rääkida oma suurest eeskujust ja inspiratsioonist Arvo Pärdist, kellega on õnnestunud väga palju koos tööd teha ja iga kord, kui ma sealt lahkun, siis iga kord ma tunnen, et ma olen justkui saanud natuke nagu paremaks. Nii et jällegi, kes teab, kas need pildid on siis head või mitte, aga kui see isiksus ise on lihtsalt nii eriline, siis ma arvan, et see kandubki sinna pilti edasi.